Tere! Mul on hea meel näha sind Nauding Energiast kanalil. Mina olen Maris Pähn ja seekord räägime maailma kõige edukamatest inimestest. Kes need olla võiksid? Human Designi võtmes on ainus auratüüp, ainus energiatüüp, kellel on tõeline võimalus ja omadus kogeda edu, on projektorid. Ja ausalt öeldes, isegi kui räägitakse palju edukusest ja edu saavutamisest, siis nemad on ainukesed, kellel on üldse võimalik mõista, mida tähendab edutunne. Sest et just nimelt edutunne on projektori energiatüübi päris mina tunne või emotsioon. See on märk sellest, et nad elavad endaga kooskõlas ja täidavad seda rolli, milleks nad siia sündinud on. Ja roll, milleks siis projektori energiatüübiga inimesed, keda on kokku inimkonnast 22%, ehk siis see ei ole kõige levinum, aga samas ka mitte haruldasem. Nende roll on juhendada, juhtida, aidata teistel energialiikidel oma energiat optimeerida ja nõustada. Et seepärast on projektorid siis loomupäraselt ja sünnipäraselt tulnud siia, et teistele näidata, kuidas saab paremini ja nõu anda. Et tihtipeale võib see projektoritele endale tunduda, et appi, et kuidas kõik nii rumalad saavad olla või et miks nad ei näe nagu vastuseid ülejäänud inimesed. Sest et projektoritele on lahendused ja nagu tegemisviiside optimeerimine nii enesestmõistetav ja nad näevad nii hästi olukordadest, asjadest, inimestest läbi. Aga see ei ole kõigi jaoks nii loomulik, kallis projektor, et ülejäänud 80% siis inimkonnast ei näe kõiki asju sama pilguga ja sama optimeeritusega. Ja kuna ma olen siin nüüd selles energiatüüpide sarjas keskendunud aurale, siis räägimegi, et milline see projektori aura ehk siis energiaväli. Iga olendi ümber on energiaväli, elektromagneetiline väli, mis selle Human Designi õpetuse järgi siis siin Ra-Uruhu põhiraamatus öeldakse, et see on umbes 2 käepikkuse diameetriga energiaväli inimese keha ümber ja kõikide olendite ümber. Et see aura annabki projektorile võimaluse asju paremini mõista ja näha ja optimeerida kui teistel energiatüüpidel. Sest et projektori aura, pane tähele, on fokusseeritud ja läbistab, ta läheb nagu läbi, penetreerib. Ehk siis siin on illustratsioon projektori aurast. Ja see, et projektor suudab oma auraga nii-öelda minna sisse, kas siis sinna teise inimesse energiavälja või nagu sinna olukorra energiavälja ja sealt siis nagu infot välja tõmmata ja näha asju läbi ja seeläbi siis nõu anda. Aga sellega on niimoodi, et see nõu ja see juhatus peab olema kutsutud. Et kindlasti projektorid te ise tunnete, et tahaks ju, et kuidas sa näed ju, et nii ilmselge, et tahaks ju öelda inimesele, et kuidas õigesti käituda või kuidas teha. Aga kui see kutse ei ole tulnud, kui keegi ei ole küsinud abi,
siis see teine osapool ei saa aru sellest, ei võta seda omaks ja lihtsalt hane selga vesi. Et projektoritele ma olen ikka öelnud, et ärge loopige oma neid pärleid nii-öelda sigadele, et see projektori aura, mida ta siis teeb loomulikus toimimisviisis, on see, et tegelikult tema aura ootab tunnustust ja ta nagu tegelikult kutsubki inimesi tema ümber siis, kes märkavad seda projektorit, tunnustama ja kutsuma, paluma siis abi. Et projektorite jaoks on üldse väga oluline ka tema enda heaolu jaoks olla nähtud, olla tunnustatud. Et ja siis läbi selle saada kutse kedagi aidata, mingis projektis osaleda, kellelegi nõu anda ja ainult siis saab see kutse õigesti toimima. Mis veel projektori kohta öelda? Kuna see aura on siis selline fokusseeritud, siis see on väga täpne. Et kui eelmises videos me rääkisime generaatoritest, siis see toimimisviis on hoopis teistsugune. Et kui generaatori aura oli selline suur, endasse haarav ja lai ja siis ta sai nagu endasse mässida nagu palju asju või tõmbas ligi palju asju, siis projektori aura on fokusseeritud ja saab nagu ainult ühte kindlasse punkti minna. Et seepärast projektori aura töötab kõige paremini, kui ta fokusseerib oma tähelepanu ainult ühele inimesele. Et võib-olla on ette tulnud, kui on projektor koos kahe inimesega, siis nagu see taju, mida siis teine inimene tajub projektoriga koos olles, et üks nendest inimestest tunneb, et ta on nähtud, temaga nagu kontakt, et projektor nagu siis läbistab selle teise inimese aura ja saab sellega kontakti ja hakkab sealt siis infot vastu võtma. Aga see teine inimene jääb justkui kõrvale, sest et projektor ei saa oma tähelepanu, oma aurat kahe inimese vahel ära jagada, et ta nagu keskendub ühele. Et kõige parem siis projektori aura töötab kõige paremini üks-ühele kontaktis. Et see teine inimene siis sõltub olukorrast ja sõltub inimtüübist, et võib-olla vaadata, et kui nõme see projektor, et minuga üldse ei taha rääkida, mis ta on siis uhke, aga tegelikult see on lihtsalt selle teise inimese taju, et ta ei pruugi teada, kuidas aura projektoril tegelikult toimib. Ja võib-olla siis panna ka seda tähele projektorid, et kuna see aura on nagu ettepoole suunatud, siis selja tagant võib see jääda natuke haavatavaks. Või et kuidas te tunnete ennast ruumis olles, et kus te olete ruumis paigutunud. Et võib-olla kui on nagu mingi seltskond või mingi olukord, kus siis rääkida teise inimesega või vaadelda siis olukorda, et proovi, kas muutub tunne, kui sa näiteks istud seljaga seina poole, et see selja osa saaks kaitset rohkem. Et muidu võib-olla sealt selja tagant nagu tuleb ebamugavat tunnet sisse. Ja et teine inimene võib siis seda projektori aurat või tähelepanu tajuda ka justkui nagu selline prožektori valgus tema peal, et see võib olla teisele inimesele natuke ebamugav, sõltub olukorrast. Aga see on väga vajalik, et projektor saaks oma kaasasündinud rolli siis nõustajana, mentorina, juhina ellu viia.
ja need erinevad energiatüübid siis saavad koos luua. Et projektorid on väga olulised, et aidata näiteks generaatoritel ja manifesteerivatel generaatoritel oma energiat suunata, sest meil on nii palju energiat, me teeks kõike lihtsalt tegemise pärast, aga tegelikult võib-olla me raiskame oma energiat, ei ole vaja kõike teha, et projektor ütleb, et vaata, nii saab targemini teha, ei pea igale poole rapsima, millele oma tähelepanu suunata. Et kes on ise projektorid, kommenteerige, kuidas see kõnetab meid ja kas teid ja kas sa tajud, et sinu energia siis töötab sel viisil, kas sinu aura töötab sel viisil. Nagu ma eelmine kord ka videos ütlesin, siis see raamat, see Human Design, Science of Differentiation, Definitive Book, et see on tegelikult see nii-öelda Human Designi informatsiooni alustala ja see on selle Human Designi inimkonnani toonud Ra-Uru Hu. Selline mees põhiraamat, aga seda ma alustuseks ei soovita ja see on inglise keeles, et eesti keeles ei ole seda välja tulnud. Aga trummipõrin, Human Design, Jenna Zhou, elu muutev süsteem, mis näitab sulle, kelleks sa siia maailma tulid. See on täitsa eesti keeles olemas ja seda me hakkame juulikuus lugema Human Designi raamatuklubis. Et ma olen varem ka siin maininud, et meil on nüüd olnud üks grupp, kus me lugesime Elena Koidu Sinu tee vabaduseni Human Design. See on ka väga hea raamat, aga kuna me seda juba ühe korra oleme praegu lugenud, siis kohe uuesti ei hakka seda lugema. Siis oli meil üks selline lühiajalisem grupp, kus me lugesime minu enda tehtud materjali enesehinnangust ja südame energiakeskusest. Ja see materjal on tegelikult täitsa olemas internetis, et Instagramis sealt lingist saab minna ja see endale alla laadida, kui kedagi huvitab selline teema. Aga jah, siis juulikuus võtame selle raamatu ette ja see on väga mugav ja arusaadavas keeles ka algajatele, kes täitsa esimest korda puutuvad kokku oma kaardiga. Või siis samas, kes juba natuke teavad, siis positiivne asi selle raamatu juures, et siin on nagu väga palju erinevaid detaile välja toodud. Et kui seal Elena Koidu raamatus olid põhiliselt ainult energiatüübid ja siis strateegia autoriteet, siis selles Jenna Zhou raamatus räägitakse ka nendest numbrikestest, mis on sinu kehakaardil ehk siis väravad. Et siin nad kutsuvad neid anneteks, Anne 33, kokku 64 väravat ehk siis 64 talenti seal Human Designi kehakaardis. Ja sõltuvalt sellest, mis sinu kaardis on siis defineeritud või püsiv, et need energiaarhetüübid on sinu jaoks loomuomased. Ja muidugi seal on väga palju erinevaid detaile. Et hoia kõrv kikis, keda huvitab, võib juba hakata raamatut hankima, otsima, kas on raamatukogus või kuskilt poes on saadaval. Eesti raamatupoodis on see saadaval. Nii inglise kui eesti keeles. Jääme kohtumiseni. Edasi räägin siis ka järgmistest auratüüpidest järgmistel kordadel ja kena päeva!